30 päeva, see on tähtaeg, mille Iraani revolutsiooniline kaardivägi just Donald Trumpile seadis. Ausalt öeldes on see päris pöörane, arvestades millises positsioonis Iraan praegu läbi räägib. Iraani revolutsioonilise kaardiväe luureüksus teatas ametlikult pühapäeval, et Donald Trumpil on nüüd 1 kuu aega, et lõpetada USA blokaad Iraani sadamatele ja need on täpselt IRGC sõnad. Võimatu sõjaline operatsioon või halb kokkulepe. Iraan esitas samuti Pakistani vahendusel 14-punktilise rahuplaani, mis nõuab USA-lt sanktsioonide tühistamist, miljardite dollarite Iraani varade vabastamist, Ameerika vägede väljaviimist piirkonnast, Iisraeli operatsioonide lõpetamist Liibanonis ning, mis kõige olulisem, tuumaläbirääkimiste viimist lõppfaasi. See tähendab, et nad arutavad seda hiljem, kui sõda on läbi. Aga asi on selles, et Iraan ei tee seda tegelikult jõupositsioonilt. Nad teevad seda, sest nad peavad. USA blokaad on viinud Iraani naftaekspordi peaaegu nullini. President ise ütles Axiosile, et Iraan lämbub nagu täidetud siga ja nende naftataristu on plahvatamise äärel, sest nad ei suuda füüsiliselt toornaftat riigist välja viia. Tegelikult teatasid Iraani ametnikud alles eile, et nad aeglustavad ettevaatusabinõuna toornafta tootmist, et mitte täita oma mahuteid. Nii et kuigi Iraan seab tähtaegu, on see pigem tähtaeg, millest Iraanil on tegelikult vaja, et Ameerika Ühendriigid kinni peaksid. Vastasel juhul võib Iraani naftatööstus kokku kukkuda.